Tere taas! Ilm on ilus, lund ei ole nagu Eestis, isegi mõned kraadid plussi. Kes tausta järgi ära tunneb, oleme Stuttgardi suure messikeskuse ees ja kuna tegemist on jälle mootorsõidukite messiga, seekord küll matkasõidukitega, siis meil on kohustus kohal olla ja lähme vaatame, teeme teil kokkuvõtte, mis me siin nägime, mis siin on. Aga alustuseks, et lipputunnikus on seekord ka Eesti lipp ja kõige esimese koha peale, et see on võimas vastuvõtt. Super koht tulla, jalgsi kohvriga, lennujaam on 200 meetrit, hotell on 100 meetrit, toidupood on 150 meetrit. Mess on siin samas, et ainult jalutada ja vaadata ära lennuka peale minna ja tagasi, et kel vähegi võimalik, siis Stuttgardi messile tulek on küll hästi lihtne. Nüüd me siis oleme kohal esimeses hallis, et hall on väga suur, neid halle on kokku 10. Ega siin ei ole nii, et jalutad ja vaatad, et siin tuleb valikuid teha, et mille peale tulla, aga me üritame anda oma parima ja teadaolevalt on ka siin mingeid uusi mudeleid, et millest me siis proovime eraldi väljavõtteid teile edasi anda, nii et hakkame pihta. Ja tulime esimese asjana sellisesse kohta, millel Eestis esindust ei ole, aga millel on meil üks klient ja huviline tootja nimega Silver Dream. Et jah, justkui võiks olla ka minuga haakuv, aga ei ole. Ja kuna seda autot Eestis vaadata ei saa, siis me teeme selle esmaülevaatluse ja mulje kliendile siin ära, teeme videot, kirjelduse, teeme taga videokõne ja saamaks esmas ülevaate, et kas see auto võiks teda üldse kõnetada või mitte. Nii et hakkame pihta. Et sa saad nagu tulla. Okei, sa pead ikkagi natuke kummardama, et see rooli saada, aga see ei ole nagu võimatu, on ju, et see on nagu püsti tõusmiseks on. Küsimus on näita mulle juhi seljatugi ja kappi, palju seal ruumi, siis vaata, ma olen maru pikk. Ma lähen nüüd kaugemale, näitan sul seda autot. Siin on järgmine reportas, käib teine ekipaaž. Saksa televisioon teeb meiega koos sulle videot. Nüüd vaatasime auto üle, et mitte ei teinud tehnilist kontrolli, aga üldse vaatasime tehnilist lahendust, et tegemist on monokokkerega, ehk siis kõik on ühes tükis, kereliiteid ei ole, et sisuliselt selle pluss on see, et kuskilt see vett sisse tulla, välja arvatud luugid ja aknad, aga et eks siin on omad plussid ja miinused, ta kindlasti on kerge, aga et kui midagi ära kraapida, siis tuleb mõelda, kuidas see korda saab. Üldiselt täitsa oma maailma auto, et sellepärast neid ka nii vähe on, aga tootja on tegelikult vana tegija ja teab, mis teeb. Silver Dreami kohta siis kliendile pikk videoülekanne tehtud, infot vahetatud, aga siit näide, miks kannatab messidel käia meie, kes me omast arust teame palju autodest, matkaautodest, avastasime sellise masina, millest meil ei olnud teadmistki. Ja kui me süvenesime sellesse, siis milline tehnika tal peal on, milline ruumikus, taga topeltrattaga, 4 vedu Mercedese peal, Alcoviga, seest launch lahendusega, põranda all on nii suur meeletu ruum, et pole mitte ühelgi autol näinud seda. Et jah, tõesti, hinnaklass on arvestatav, aga anname ka selle info meie kliendile edasi ja tal nüüd ilmselt tekib dilemma. Ja nüüd siia vahelduseks midagi sellist, mis on küll juba tootmises, küll aga auto, mis on mõeldud inimestele, kellele meeldi suured autod, kabariidid suured, ei tunne ennast hästi, aga pere on suur, siis sisuliselt väike kaubik, kus on 4 magamiskohta. Ja ma näitan, kuidas see on võimalik. Et taga on selline klassikaline voodi, mis saab teha 2 või suureks, küll aga nüüd siin üleval. Nagu oleks kapp, teed kappi lahti, siit tõmbad ühe resti välja, toetad ääre peale ära ja paned lisamadratsi, siin käib redel ja ma võin kaamera enda kätte võtta, ma näitan see üles, kui suureks see läheb. Et siin on nagu väga suur voodi ehk et ja kaamera läheb välja, näitab tegelikult, kui väike see auto on, et millised võimalused on täna olemas ja seda autot Eestis müüb IV+, et kes soovib uut, minge sealt läbi, kes tahab vähe kasutatud, kirjutage meile ja neid on juba Saksamaa logis.
nüüd on see moment, kus kaamera on minu käes ja miks ta on minu käes, sellepärast et kaameramees, kes on ühtlasi kirglik matkaauto omanik ja Eesti number 1 matkaauto tuunija, ühtlasi ka kõigi sõiduautode tuunija ja ajude ja muude asjade programmeerija, siis tööd on nii palju, et ta peab vahepeal pausi tegema, nii et seal ta istub omaealistega koos ja no mis sa teed siin? Mis sa teed? Tööd. Ega siis siin messi melus ei saa ju töö ununeda. Mis sul lahti on, kas ekraani võib filmida või? No näita korra. Nii. Ja mis siin minu jaoks on ainult mingisugused konksud? No ongi konks asjad ju. Okei. Ja konksu eest tuleb raha maksta? Jah. Aga see on siis... Konksada rohkem raha peab maksta. See on siis meie kuulus Viljar ja Racetune ja las ta teeb oma töö ära. Me tuleme Eestisse tagasi, siis... Muideks ma tuunin praegu matkaauto. Seda on hea teada. Oleme jõudnud nüüd Adria boksi, kus vastatakse meile eesti keeles. Tere Meelis! Tere Silver! Et kuigi me tulime siia tegema ülevaadet klientidele messist kui sellisest ja milliseid autosid ja marke, mudeleid ja võimalusi, siis mina, kes ma olen endale vaatamas 4-vedu matkaautot, olen teinud erinevaid valikuid, millest üks on seesama Super Twin ja Meelis, ole hea räägi, et miks ma peaksin selle endale võtma? No Super Twin on töötati välja natuke üle 1,5 aasta. Nähti vaeva see kaalujaotused asjad, pluss oli siis see diiselalde süsteemi käimapaneks on esimese autosid, millel diiselalde peale pandi. Kontrolliti siis nii Alde kui Adria külmakambris, et saadi väga head tulemused. Pluss on tal väga palju neid muid innovaatilisi lahendusi, nagu Adria Mähk, eemalt juhtimine, kõik sellised asjad, materjalid, mida teistes ei kasutata veel, vaid tulevad järgi. Servad, millega saab kaalu kätte, müra maha, kergus, heliisolatsioon, need vildist seinad, mis on nüüd taaskasutud materjal, nagu nii öeldakse, aga ta on soojapidav, heliisolatsioon, kõik sellised asjad selle juures. Siin on näha väga palju premium elemente ja ka tehnilise poole pealt, et ka küljeuks näiteks käib nupust, eks, astmelauad käivad eest nupust, et selliseid vidinaid, et on siin midagi veel peidus, mida ma ei tea või ole avastanud? Näiteks vänni kohta Sunselm on suur, tõsiselt, mahub siin igatepidi ära ja mis on duširuumi puhul, ta ei ole kaardina ega millegiga, vaid tõmbad selle kraanikausi ja seina eest ära. Ja noh, siin on näha, et väga suur ruum, kus saad kõik oma toimetused ikka rahulikult. Me räägime vännist, eks ju? Me räägime vännist. Jah, et sellega olen nõus. Pluss on see tagumine voodi üles-alla liigutatav. Siin paidad üles tõsta jooksed ta päris kõrgele ära. Paned siin mida iganes siklid asjad alla ja sul on nad fiksin sees olemas. Standardne laud liigub edast tagasi, nagu ta ikka on, tuleb siit pikendus välja, aga tal on siuke väike laud ka keskel olemas, millest siis kandikuna saad võtta naljaviljuks, aga tegelikult on see, et kui sa tahad siin rohkem ruumi saada liikumiseks, võtad suure laua eest ära, paned selle väikse ainult, saad oma toimetused ära teha, kas reisi ajal siin istuda midagi hoida ja ongi kõik. Pluss on sellele lauale olemas veel magnetkinnitus, et saad ringiratast ümber bussi kere külge panna ja sul on igal pool laud. Siia saab tellida selle pop-up roofi peale, ehk siis katusetelgi, kus saab magada ka suhteliselt, kuna soeduse palt ülesse, päris jaheda ilmaga, siin on olemas ka eraldi veel termokate sisse. Nüüd meil õnnestus saada suht ainulaadne võimalus, et ega siia igat ühte ei lasta, et tegemist on küll prototüübiga, aga enamus prototüübidega võrreldes on see nagu high-tech ja nii ilusti tehtud ja korras, et aga 6x6 spetsiaalmatkaauto, mille hind on küll selline, et enamus inimeste võimalused sinna ei küündi, aga mis siis siin on, et kahetoaline, taga on magamistuba, vahepeal on vets ja duširuum, ees on suur lounge, kus olla, aga köögiala, see on nagu kodus ja rääkimata kõik on tipptehnika, Miele, ahjud, kohvimasinad, nõudepesumasin ja töötasapind. Esmapilgul tundub, kus on pliit, et kas see on gaasi või elektriga, tegelikult siin on nupud, seesama tasapind on induktsioonpliit, siin on väike täpp, mis läheb põlema, see läheb kuumaks, siin saad kõik valmis teha. Veesüsteem kaasa tuleb siia, vist oli 600 liitrit või? 700, vabandust. Ja tegelikult, kui vesi otsa saab, siin on sellised separaator- ja puhastussüsteemid, et sa võid jõest või lõpuks, ta ütles isegi põrilombist vett võtta ja seda saab juua. Et no täiesti autonoomne masin, et see on ulme, see on ulme.
mess hakkab lõppema, on olnud 3 väga tihedat päeva hommikust õhtuni, põhimõtteliselt ainult jooksmist ja tegelikult tuleks veel pikemaks võtta, aga no ei saa, et peab ka Tallinnas tööd tegema. Tehti ka diile ja väga häid diile, aga eks sellest siis Eesti edasimüüjad juba oma kontodel avaldavad. Meie tulime vaatama erinevaid asju, väga palju selliseid asju, mille esindus Eestis ei ole, mille kohta meil on kliendid küsinud, tegime videoülekandeid, andsime infot, uurisime tehnikat. Küll aga üks asi, mida enamus ka Kabe enda edasimüüjaid ei teadnud, aga meil oli see info olemas ja kaameramees, kes on ka paadunud Kabe fänn, tulime spetsiaalselt selle auto peale. Tegemist on prototüübiga, aga prototüübiga, mis juba sõidab. Ehk siis Kabe, mis on semi-premium auto, on nüüdseks võimalik saada ka 4-veolisena. Ja kui minna sinna sisse, siis erinevalt Kabe eelmisest 4-veolisest, mis oli vanni baasil, see on siis poolintegreeritud auto baasil ja ta on väga lai, ta on 2,39 lai ja ta on seest kohe näha, poolintegreeritud auto on ruumikas. Siin on palju muid asju, alde kütte, ta ei ole off-road auto, aga ta on selline auto, et kui sa tahad ennast hästi tunda, sul on võimalik lubada endale luksust, siis sa ei pea muretsema, sa võid sõita mereranda liiva peale, pehmele mudale murule ja nüüd seesama auto siis seest poolt, et noh, minule kui Kabe omanikule üsna tuttav. Näeb äge välja, näeb premium välja, näeb fancy välja, kõik sõnad, miks ma ka Kabega sõidan. Kabe ongi äge, aga et see avarus, me oleme poole integreeritud autos. Siin on ruumi nagu, ma ei oska öelda, et võimsalt, aga see teadmine, et see auto on 4 vedu, et see ei ole üks vänn plekist, millel on 4 vedu, millega ma saan minna järve äärde randa, vaid see on premium auto, millega ma saan samamoodi sinna minna ja ma ei pea muretsema, et ma jään kinni. Sellest autost meil väga palju rääkida ei ole, sest need tehnilised andmed on neil ka segased ja eks see info tuleb lähiajal ja usun, et Eesti Kabe Motorhome suudab sellest rohkem rääkida. Küll aga olemas ta on ja tootmisse ta pidi tulema niimoodi, et tegelikult ilma täpse infota tegelikult võetakse sind juba waiting listi, nagu me siin rääkisime, et saab tellida. Küll aga et messist endast, et mis siis on, et valik on lai, erinevad trendid, jah, nägime ka teisi uusi mudeleid, et Franki ja Noctrat ja uut X-Tourat ja uus Bürstner, samamoodi Hümer GTS poolintegreeritud, aga trendid, et autod muutuvad kvaliteetsemaks, ei saa enam müüa, sest kui sul ei ole väga kvaliteetne auto laguneb, see ei ole konkurentsis siit edasi, mis on väga huvitav ja hea. Väga paljudel autodel, me räägime trendist, on tekkinud 5-aastased garantiid, et ikkagi 5 aastat on pikk aeg ja see on ka meile kui vähe kasutatud autode müüjatele vesiveskile, et me saame tuua selle aasta 2-3 vana auto kliendile täitsa murevabalt, sest tal on kehtiv tehase garantii. Samamoodi on autod väga paljud liikunud nelikveo peale, et matkaautoga käiakse maastikul ja see on vajalik, et tänaseks matkaauton on läinud juba nii raskeks, et 3,5 tonni on juba loetakse väikseks autoks, et 4,5 tonni, 5,5 tonni, kuni 7,5 tonni, et nelikveolised, et nendega lihtsalt saab paremini igale poole ligi ja sa ei pea muretsema. Ja kahjuks on ka trend see, et hinnad lähevad kallimaks, et nägime ka siin messil, kuidas messil 1 päeva jooksul auto hind muutus, mees tõmbas hinna maha, pani kallima hinna juurde, et see on, millega tuleb leppida. Ja mis veel trendidest, et hakkab silma hästi palju ekspeditsiooniautosid, kunagi oli neid vähe, järjest rohkem neid tuleb, aga mis asi on ekspeditsiooniauto? Ekspeditsiooniauto on siis eriti ekstreemsetesse kohtadesse minekuks, et olgu see Gröönimaa, Põhja-Soome, Aafrikasse lõvide vahele, et ta on väga kõrge clearance'iga, ta on erilise läbivusvõimekusega. Tema nii-öelda pealisehitus on hästi paksu seinaga, kuumale, külmale allub hästi. Nad on suured, jah, neid on ka väikseid, aga on näha, kui palju neid uusi tootjaid on, kvaliteettootjaid ja tõesti, et nad on kallid ja saab mõnesaja tuhandega, aga lähevad ka 2-3 miljonini välja, et see on meie jaoks võib-olla enamusele mõistmatu, aga see on täitsa paralleelmaailm, et inimesed tahavad seda liikumist ja kellel on seda võimalust, seda kasutavad ja firmad, kes teevad ainult 4-5 autot aastas, nendel on järjekorrad, see nõudlus on nii suur, et see on äge. Kui teil on võimalik, tulge messidele, vaadake, näete ise neid asju, et see, mis me siin praegu lühidalt kokku võtame, me tegime seal 3 päeva joostes, et siit saab selliseid asju ka meie, mida me olime palju käinud ja näinud, jälle avastame midagi ja midagi. Samamoodi
käisime tehnikaosakondades, et kus on varuosad, lisaseadmed, aeg on edasi läinud, kogu aeg leiutatakse midagi. Täna laevendid, kus selle ennem oli sisse-välja puhumisega, lased alla, suunad ette, taha, keerad, tekitad õhuvoolu liikumisi, no kogu aeg tuleb uusi asju, et nendega kannatab kursis olla, et enda elu läheb mugavamaks ja mõnusamaks. Teen ots pihta. Ja tulime esimese asjaga. Vaatasin nunn läks tagant mööda. Nunn või? Algus vaata. Monteerija saab naerda. Ups. Jumala tuh. Pani käima ja... Sellest autost räägime natuke hiljem juurde. Mida me räägime juurde? Praegu räägimegi. Ei räägi. Jah. Oota, läheb ära. Ma ei tea, miks ta mind niimoodi häirib. No jaa, aga ta kuradi enne jõllas niimoodi, mida ma räägin. Ma sellepärast kiiluski kinni. Mõtlen, kas teen nullist üldse uuesti või? Okei, mul läks siin viltu. Läks hästi. Pane kinni, siis teemegi rõõmus nägu ja vaadake meid jälle.